Tänase video eesmärk on siis läbi näidata PR10, Search Engine ja X10 Dependency Injection. Mõlemad ülesannet ma seekord pigem selgitan. Ma täielikult seda PR10 läbi ei hakka lahendama, vaid näitan algusette, kuidas seda teha ja selgitan natuke tagamaid. Ja X10-ga ma näitan, kuidas setup'i teha ja mõningaid võtteid ja selgitan ka natukene ka seda. Aga mida me see nädal teeme? Laias laastus me tegeleme automaattestidega. Mis asi see automaattestimine on? Sellega te peaksite juba Pythoni kursuses ka mingil määral tuttavad olema. Aga automaattestimise eesmärk on tagada seda, et meil kood teeb seda, mida ta peaks tegema. Testimisel on kolme tüüpi olemas, et sul on unit testid ehk üksustestid olemas, mis kontrollivad mingi üht üksust põhimõtteliselt. Mida üksuseks mõeldakse, on mingit üksikut meetodit või mingit klassi. Siis on järgmine tase sellest on integratsioonitestid, kus me kontrollime, kas mitu komponenti koos töötavad nii nagu peaksid. Ja siis on end-to-end testid ehk läbitestid, kus me kontrollime, kas terve süsteem tervikuna töötab, et kas me saame punktist A punkti B-ni läbivalt minna. Et antud nädala raames me pigem keskendume nendele kahele, üksustestidele ja integratsioonitestidele, et läbiv teste me see nädal pigem ei kirjuta ja see ei ole selle aine skoop ka otseselt. Javadokis nagu tavaliselt on igatepidi teooriat, et saate lugeda, et mis asi see testimine on, miks me teeme seda, missuguse need testimise tüübid on, siis unit testide kohta juttu, millised testimise raamistikud meil on ja head tavad ja siis test-driven development ka. Alustaks äkki selle nädalaga siis sedasi, et ma näitan ära algusena setup'i asjad, et mul on juba see PR10 siia sisse laetud. Ja siin tuleb see nädal ainult 3 faili kaasa, et Search Engine, mis on siis lihtsalt üks liides, Search Engine Impl, mis peaks olema siis selle iSearch Engine'i implementatsioon ühe meetodiga ja siis Search Engine test. Nüüd, miks on see sedasi tehtud see nädal on sellepärast, et meil tester teeb natuke šihker-šahkerit taustal ja üldpildis, mida me üritame see nädal teha, on see, et me testime ka neid teste, mida te kirjutate. Ja siis selle testifaili puhul on tähtis see, et neid kahte rida, tegelikult seda setup'i ka siin, neid ridu te ei tohi ära kustutada, sest neid kasutab meie tester. Mis siin siis toimubki ongi see, et siin on see Search Engine ise, siin on solution, mida me nüüd asendame kogu aeg testeri poolel ja siis seda Search Engine'it kasutate ise. Nii, aga esmalt siis setup, mida siin peab tegema, nagu näha, siin on päris palju kommentaare jätud, et mingi missing import ja fix. Et esimene asi, mis siin peaks tegema, on mingi testimisraamistik endale otsida. Ideas see käib suhteliselt kergelt, et lähete siin selle testi peale, võtate selle konteksti menüü lahti ja siin ta juba pakub erinevaid asju, et kas kasutada JUnit 4, JUnit 5, JUnit 6, see on täitsa uus, seda pean uurima ja siis ka testing. Mina kasutan täna JUnit 5, aga võite siit valida ükskõik mida. Meil tester ja enamus testid meil siin kursusel on testing-ga näiteks kirjutatud. See, mis erinevus nendel kahel on, seda te võite Javadokist uurida. Ajalooliselt meil oli väga tähtis erinevus, aga siis tuli JUnit 5 ja enam erilist vahet ei ole kumpa kasutada tahate. Nii, aga selleks, et oma projektile seda JUnitit lisada, lihtsalt avage see konteksti menüü, add JUnit to class path, enter ja ta tõmbab alla. Ja siis te peate importima selle. Ja nagu näete, siia tekkis meil import org JUnit Jupyter API test. Selle kommentaari võite ära kustutada. Nüüd, mida see @test siin teeb? Kuidas Java testimisraamistikud töötavad on sedasi, et sisuliselt
otsitakse kõik testnimelised fail läbi ja siis otsitakse nendest failidest välja meetodid, millel on see @test peale pandud. Ja kui see on, leitakse üles, siis need pannakse automaatselt tööle ja leitakse üles. Nüüd siin sees ka on siin also missing an import fix. Siin on ka vaja midagi teha. Ja siin ta pakub staatilist importi. Nüüd, mida see static import teeb? See tähendab seda, et me ei pea siia ette seda assertions kirjutama. Ja ma võin näiteks tuua, kui me teeme sedasi, kustutame selle ka siit eest ära, siis ilma selle staatilise impordita me peaksime iga assert equals'i ja laadse meetodis sedasi kirjutama. Aga see staatiline import lubab meil seda lühemalt teha. Nii, sellega on selle ülesande setup tehtud. Nüüd rääkides ülesandest endast lähemalt. Antud ülesande eesmärk on siis kirjutada selline kerge otsingumootor. Aga trikk siin on selles, et me kirjutame seda etapiliselt. Et kui tavaliselt, nüüdseks te peaksite harjunud olema sellise lähenemisega, et te kirjutate kõik koodi valmis, saadate meile testerile. Tester ütleb, kas on hästi või midagi on halvasti. Ja siis te selle halvasti saadud tagasiside põhjal teete parandused ära. Nüüd täna me teeme natuke teistmoodi. Tester muidugi testib seda ja ülesandel endal, kui te panite tähele, sellist asja nagu main ei ole olemas. Ja põhjus on lihtne selleks, te peate ise need testid kirjutama. Ja kuidas me seda teeme? Me järgime sellist võtet nimega test-driven development. Mida see test-driven development tähendab, on seda, et enne me kirjutame valmis testi. Näiteks siin on ette toodud see test exact match. Selle testi eesmärk on tõestada, et see on punane, seda koodi meil ei ole ja ta kukub läbi. Nüüd, kui see test on olemas, see on punane, siis mida me nüüd järgmisena peame tegema? Me peame selle testi roheliseks saama. Ehk nüüd me peame implementatsiooni kirjutama sellele. No, kuidas seda siis alustada? Meil on siin see search engine impl olemas. Esiteks, mis me võime teha? Me võiksime ju selle siit ära kustutada. Nüüd ta tahab mingit return listi saada. Mida me võime teha? Alustuseks siis var result võrdub new array list, eks ju. Ütleme siin returnime ka selle resulti. Ja mis meil siin see esimene tingimus on? Esimene tingimus, täpne vastavus. Kõige algoritmi otsing, tulemused peavad üks-ühele vastama otsingu päringule. Ehk kui meil siin on ette antud Tallinn, Riia, Vilnius näiteks ja query on Tallinn, siis ta peaks leidma ainult Tallinna meil siin üles. Ja seda sama saame ka siit testist lugeda. Et meil on siin list item, et items on meil Tallinn, Riia, Vilnius, query on Tallinn. Nüüd siin me tahame seda resulti kätte saada, kasutame itemsit, kasutame query't ja nüüd me kontrollime, kas see lõpptulemus siin on Tallinn. See on üks testide eesmärkides, ka testid näitavad ära, kuidas programm töötama peaks. Nii, ja mis me siin teeme siis for string items, eks ju. If query contains item ja mitte query contains. Me tahame query equals item. Siis me lisame selle omal sinna listi ja tagastame. Nii, ja mida me siin nüüd teeme? Testi tööta. This is because search engine is null. Search engine. Aga ta ei tohiks null olla siin. Search engine solution. Sellepärast, jah, unustasin sellega mainida. Siin meil on see setup meetod ja siin peab nüüd sellist asja nagu at before each ka kasutama. Unustasin ära.
mida see before each'in teeb, on see, et enne igat seda testimeetodi käivitamist ta jooksutab seda setup'i siin ja lihtsalt määrab uue search engine'i siia. Nüüd, kui me selle testi tööle paneme, siis ta peaks roheliseks minema. Ja palun, see on test-driven development. Et enne meil on test, siis me kirjutame testi vastu mingi lahenduse. Ja siis, kui see test on meil läbitud, siis mida me nüüd edasi võime teha, nüüd me võime, kui me tahame, me võime refaktoreerida seda. Mida see refaktoreerimine antud juhul tähendab, on see, et me võime selle koodi ümber kirjutada. Et ala näiteks võime ju mingi striimi põhiseks selle teha ja nii edasi. Aga samas, mida see ka meile võimaldab, on see, et nüüd me võime julgelt edasi arendada seda programmi. Et järgmisena me võime võtta selle järgmise tingimuse, tõstutundetu vastavus, case insensitive matching. Kui eelmine otsing oli meil lihtsalt equals'iga, siis nüüd mida me peaksime tegema on, et kui näiteks algus oleks väikse tähega või keskelt oleksid suured tähed, siis ta ikkagi võtaks selle tulemuse meil otsiks üles. Ja kui me nüüd seda test-driven developmenti jälgime, et nüüd me üritame seda punast tsüklit jälle teha, et nüüd me kirjutame uue testi. Test, public, void, test, mis meil võiks olla, test, case insensitive exact match. Ja kuidas tavaliselt teste kirjutatakse, on järgida seda range act assert mustrit. Range'is te sätite nii-öelda olukorra üles enne testimist, et viite kõik asjad omavahel kooslusesse, mida te tahate testida, siis acti all viite selle testi läbi ja assertis te nüüd kontrollite vastuseid ehk antud juhul selle listi võime siin ümber kopida. String query, asendame seda natukene, kasutame samu näite, mis meil siin ülesande tekstis on. Ning search engine search ja nüüd assertime ja assert peaks ütlema, et meil on ainult Tallinn siin. Nii. Kui me nüüd selle koodi tööle paneme, siis me peaksime punases olema, kollases, punases, üks test failed. Nüüd tähendab seda, et me peame selle funktsionaalsuse juurde kirjutama siia. Ja kuidas, siin peaks ainult üks väike muudatus olema, equals ignore case. Ja kui me nüüd selle tööle paneme, siis palun, testid läksid jälle roheliseks. Sellega on see osa tehtud, siis järgmisena osaline vastavus, partial matching. Et enam ei pea üks-ühele otsinguid tegema, või piisab sellest, kui päringule vastab mingi osa tulemusest, tingimusel, et otsingu päringu pikkus peab olema minimaalselt 2 tähemärki. Kui ei ole, siis tagasta tühi list ja asjakohasemad vastused peavad eespool olema. Kui mingi sõne on üks-ühele vastavusega, siis see peab olema ettepoole sorteeritud. Kui me nüüd hakkame seda test-driven developmenti tegema, siis järgmisena, mida me võime teha, add test, public void test partial match. Ning mis meil on sisendiks on Tallinn, Narva, Pärnu linn. Pärnu linn. Siis query'ks on meil linn. Ja resultaks on Pärnu linn, Tallinn. Ja antud juhul Pärnu linn peaks olema eespool, kuna see on üks-ühele vastavusega. Tallinnas see on sõne sees. Nii, ja siis kui me need testid jälle tööle paneme, peaksime jälle punases olema. Ja täpselt nii.
ehk nüüd me peame selle inkarnatatsiooni jälle välja mõtlema ja nüüd, kuidas siin seda teha. Nüüd esimene tingimus oli see, et otsingu pikkus peab olema minimaalselt 2 tähemärki, kui ei ole, siis tagastad tühi list. No selle jaoks tegelikult võiks ka eraldi testi kirjutada. Test, public void, test, mis selle nimeks panna, test query under 2 characters. Teeme sedasi, las see query olla nüüd var result ja assert equals peaks meil tühi olema. Midagi sellist. Testime. On nii. Me võime tegelikult siia juurde panna ühe veel, mis on küll 1-1 vastavusega, kuna on piisavalt väike, siis ta ei tohiks seda üles leida. Nii. Siin on meil 2 testi, mis kukuvad läbi ja nüüd me peame need korda tegema. Nüüd esimene asi, mis me siin teeme, me ju teeme mingi if lause. Kui query, paneme nulli ka, las olla edge case. Kui query length on väiksem kui 2. Return new void list.off. Nii, kui me nüüd siin testid tööle paneme. See ikka veel. Väiksem kui 2. Aga katsutame sedasi. Siis me peame mõtlema. Otsingu päringu pikkus peab olema minimaalselt 2 tähemärki, kui ei ole, siis tagastad tühi list. Pean korra mõtlema, kas ülesanne testib ka seda, et kaasarvu ei ole. Testid võtavad seda 2 kui kaasa arvatud, nii et kirjutasin testi valesti, ehk ta peaks olema sedasi. Ehk, nüüd see on õige. Ning siia nüüd tagasi tulles, nii, meil oli ju tingimus, et ta peab kuidagi skoorima neid. Esimene asi, mis me siin peaksime tegema, me peaksime mingi var scored results for new linked hashmap, string ja integer linked sellepärast, et sisestusjärjekord võib tähtis meil olla. Ning mida me siin teeme? Me kogume mingi skoori, eks ju, int score võrdub 0. Ja nüüd me tahame selle lausega ära jupitada. Ja kuidas me teeme seda? Me teeme seda sellega, et me splitime selle tühikute kaupa. Ehk siis paneme siia ka veel mingi var split query võrdub splitime tühiku kaupa. Ning siin sees peame ka nüüd for loopi tegema. For string keyword split query. If ja siin me teeme natuke normaliseerimist ka, et kuna meil on ju nüüd sama nagu tõstuga kontroll, mida me siin peame veel tegema, string normalized item võrdub item.toLowerCase. Ja siis nüüd siin sees, mis me teeme, if
normalized item contains keyword. Me anname sellele skoori 1 juurde ja if normalized item equals on 1 ühele keyword'iga, siis me lisame sellele 100 näiteks juurde. Ja kui skoor on suurem kui 0 ehk seal oli mingi vaste, me lihtsalt panemegi selle sinna sisse. Me ei pane normalized item, me paneme itemi, sest meil on vaja seda saada sellisel kujul, nagu see tuli. Mõtlen, oota, siin on contains, eks ju, olemas. Kui see on 1 ühele see, siis on see. Vaatan korra ülesande teksti ka veel. See tuleb järgmisena, okei, sellega tegeleme järgmises siis. Sellest peaks meil piisama siis. Selle me võime siit ära kustutada. Ja nüüd resultsiga me lihtsalt võtame nüüd selle linked hashmapi, paneme streami selle. Mis meil see nimi oli? Score results. Punkt entryset, punkt stream. Sorteerime selle ära, map.entry comparing by value, me võrdleme väärtust järgi, reverse order, siis me mapime need asjad ära, get key ja siis toolist. Ja sedasi peaks meil see vastus kokku tulema, selle resulti siit võime ära kustutada ja nüüd paneme testid tööle. Ja nüüd läks meil kõik katki, väga huvitav. Nüüd saame debugida, miks meil asjad katki läksid nii. Alustame test exact match'ist, mis meil siin on. Expected Tallinn, aga ei saanud mitte midagi. Nüüd esimene koht, mis me tahaksime uurida on normalized item to lowercase. Aga see peaks hoopis ju siin toimuma. Vist. Vaatame korra. Või on siin meil selline asi puudu. Vaatame, äkki see tegi korda. Jah, okei, selles oli viga, et ma ei teinud query't ka lowercase'iks. Ning nüüd vaatame. Test partial match. Pärnu linn ja Tallinn ehk meil on siin mingi sorteerimise viga. Tõenäoliselt see sorteerimisviga tuleb meil ikkagi siin sisse. Vaatame korra, kas ta sedasi võtab vastu. Ei. Tallinn, Pärnu linn. Aga siis me võime ju sedasi ka mõnikord saudime välja selle score resultsi. Vaatame, mis ta ütleb, miks ta kukub läbi. Tallinn on 1, Pärnu on 1, aga Pärnu peaks ju eraldi olema, sest meil on ju linn ja Tallinn läheb kokku oma vahel. Normalized item equals keyword. Pärnu, linn, aga linn peaks meile ju 1 ühel andma. Equals
split query, aga me peaksime siin ka ju veel splittima. Nii. Ja tõstame need asjad sinna. Nüüd. Jah, nüüd on match olemas. Nii, aga see näitas ka ära, miks see test-driven development tähtis on see, et ma võin julgelt oletame, et see on toode, mis meil juba on kuskil toodangus väljas. Kliendid kasutavad, reaalsed kliendid, raha tuleb sisse. Ja nüüd on meil vaja mingi muudatus teha. Et kui meil teste ei oleks, siis selliste muudatuste tegemine oleks väga riskantne. Et oletame, et ma tegin mingi vea ära, minul nagu toimis, aga testid, ma katsetasin mingit väga väikest osa, ma katsetasin seda olukorda, millele me uut funktsionaalsust nüüd lisasime. Ja nüüd push isime selle toodangusse ja nüüd tulevad vihased kõned klientide poolelt, et kuule, toode läks katki, et mis toimub. Aga nüüd, mida me nende testidega saame saavutada, on see, et meil tekib nii-öelda julgus muudatusi teha. Me teame, et kui midagi katki läheb, siis meil on automaattestid, mis selle kohta meile nii-öelda märkuse teevad. Nii, aga siin seda item 2 mul ei olegi vaja vaatatud, mida ma siin tegin nüüd. Item 2, eks ju. Normalized item. Proovin korra seda siga, kas nii ka töötab. Jah, nii on ka, nii peaks õigem olema. Nii. Aga nüüd vaatame edasi. Järgmine mitmetunnuse vastavus. Iga sõne otsingu päringus vaadatakse läbi ning tagastatakse vastavad tulemused. Tingimused on see, kui individuaalse sõne pikkus on vähem või võrne kui 2, siis see jäetakse otsingust välja. Duplikeeritud tulemused ei tohiks tulemusse ilmuda, kuid selle asemel sorteeritakse need ettepoole. Ja kui mõni tulemus on üks-ühele vastavusega, siis see peaks ilmtingimata olema ka sorteeritud esimeseks. Ehk meil on Tallinn, Narva, Pärnu linn, Pärnu rand. Kui otsingu tulemus on või otsingu päring on Pärnu linn, siis tulemuseks peaks meil olema Pärnu linn, Pärnu rand ja Tallinn. Ja Pärnu linn peaks olema esimene sellepärast, sest nii Pärnu kui ka linn on vastavuses sellega. Okei, kirjutame järgmised testid. Mis selle nimi võiks olla? Multi-gear matching. Võtame siit sedasi. Kustutame siit selle sisendi ära. String query võiks meil olla Pärnu linn. Result peaks meil selline olema, ja kui me nüüd tööle paneme, siis kuule, meil on see funktsionaalsus on olemas isegi juba. Väga hea. Pärnu linn, Pärnu rand, Tallinn, result. Et see funktsionaalsus on meil olemas, võime julgelt edasi järgmise ja viimase juurde. Okei, ma küll ütlesin, et ma ei tee kõik ära, aga tuleb välja, et ma ikkagi kogemata olen teinud kõik, nii et teeme selle välistava otsingu ka ära. Ja siis
siis ma võin tegelikult juba näidata ka seda, kuidas nii-öelda ilusamaks seda tulemust teha. Ja et meil on see julgus olemas, et seda kõike teha. Ja siis on välistav otsing, eelmise nõude edasiareng, päringus osa olevad tunnused, mis algavad hüüumärgiga, jäetakse tulemusest välja. Näiteks kui meil on itemid Tallinn, Narva, Pärnu rand jälle ja kui meil on Pärnu, aga mitte linn, siis Pärnu linn ja Tallinn jäetakse välja, kuna mõlemas on linn sees. No, teeme viimase testi ka ära. Nii, selline peaks see viimane test olema siin. Kui me nüüd selle tööle paneme, siis ta peaks punane olema, täpselt nii. Siis ta leiab Pärnu linn ja Pärnu rand mõlemad üles. Ehk nüüd on natuke funktsionaalsust vaja ümber teha siin. Search engine implementation. Mida meil oleks vaja teha siin? Meil oleks vaja nüüd kuidagi välja filtreerida otsingus need asjad, mis meil on juba olemas. Kõige mõistlikum oleks vist seda itemsit ümber muuta ja sealt lihtsalt käiagi siis teeme sedasi var new items võrdub new array list, eks ju. Teeme sedasi for string item items if see on for loopi sees. Siis me käime query ka läbi for string query item query punkt edasi split query. Siis mida me siin teeme on see, et if query item punkt start swift hüüumärk, siis me nüüd käime siin kõik need itemid läbi, eks ju. Var item items if item to lowercase contains query item ja see peaks olema sedasi. Siis me paneme new items add item. Jep. Score results. Ja nüüd, mis me tahame, me käime ju nüüd lihtsalt selle new itemsi üle. Ja kui me nüüd testid tööle paneme, meil läks mitu asja katki, meil läks väga palju asju katki. Noh, nüüd huvitab see, miks see katki läks. Query item, split query, query item start switch see, siin me käime need itemid läbi. Ma tahaks teada, mis sinna new item sisse nüüd üldsegi välja sattus. New items. Testid tööle. New item sisse ei sattunud midagi.
siin on meil lihtsalt sellist asja vaja. On selline asi puudu siit, kui me nüüd tööle paneme. Ei. Exact match nüüd läks läbi. Tallinn. Aga mida query itemit lisada, me tahame tavalist itemit lisada. Ehk siin peaks ikkagi läbi töötama seda natuke teistmoodi. For string items, eks ju. With hüüumärk and query item mitte ei ends with, vaid mitte see item to lowercase contains query item to lowercase. Siin peaks substring ka olema, et me võtame ühest kuni lõpuni. Siis me lisame selle sinna new item sisse. Vastupidi. Siin on continue. Should have for true. Kui algab hüüumärgiga ja containib, should add on false. Ja if should add new item, sa add item. See peaks edasi töötama. Saimegi tööle. Ja palun. Ja sedasi saime ka need funktsionaalsused tööle. Nii, ja kuidas meil see tester nüüd töötab antud juhul on see, et võtame mingi pooliku näite. See on, kui need errorid tulevad, siis need on JUnitist tulenevad, aga need ei takista ülesande läbiviimist, et ärge nende errorite pärast muretsege. Aga mida meil nüüd see tester testib, on see, et ta testib seda impl faili, mida te just kirjutasite. Ehk kui te tahate, te võite ikkagi testerit ka koormata sellega, et te katsetate seda. Aga nüüd, mida meil tester ka veel testib, on siin palun test student test with buggy solutions. Ja siin ta testib igasuguste erinevate olukordadega. Et näiteks check for anything related to case sensitivity, multiple queries should also respect minimum length rule. If a result from multi-query search includes both words in the query, should the result be twice or once? Ja nii edasi. Ta leiab
et igasuguseid asju katsetab meil see tester. Ning muidugi, et natuke takistada petmist, siis ta testib veel sellist asja ka, et test student test with own implementation ehk meil testib ka seda, et teie enda kood peaks teie enda testidega töötama ja samuti me testime ka meiepoolse õige lahendusega. Et see, mis ma näitasin, ei ole 100% see, mis meil tegelikult õige lahendus on. Või näituslahendus, et siin ma tegin natuke sellist live improvisatsiooni. Natuke kole see kood näeb välja, seda saaks kohe kindlalt palju ilusamaks teha. Ja see on ka asi, mida ma soovitan, et kui te selle ülesande saate maksimumpunktide peale tehtud, siis kohe kindlalt kirjutage endale selle ümber ka, tehke ilusamaks, kasutage näiteks normaliseerimisel, splittimisel, exclusionite otsimisel ja nii edasi, kasutage streame, et koodi ilusamaks ja loetavamaks teha. Sest see on see, kui sa praegu sellele koodile peale vaatad, jah, ta töötab, aga kui nüüd 2 nädala pärast sellele peale vaadata, siis võib natuke raske olla, et aru saada, kuidas asi töötab. Et siin saaks igatepidi paremini teha. Nii, aga sellega peaks see ülesanne tehtud olema. Ma näitasin teile, kuidas seda ülesannet teha. Näitasin teile, kuidas teste kirjutada ja ka test-driven developmenti. Ehk siis nüüd edasi võtaks selle X10 ette. Saatsin selle PR-ülesandega testerisse, et kuigi ma alguses lubasin, et ma täielikult ette ei tee, siis ma vahepeal lubasin, et ikkagi teen täielikult ette ja nüüd tuleb välja, et ma ikkagi teinud täielikult ette, nii et ma söön natuke oma sõnu, ei tee täielikult ette. Et mul mingid bugid jäid siia sisse, aga nüüd siin ongi see, et ma laseks need teil endale ära parandada. Et nagu näha, meil see partial match ei ole 100% õige, et siin mulle tundub, et mul on lihtsalt mingi rankingu viga või sorteerimise viga. Ja siis on meil see test student test with buggy solution, et siin on väike kirjeldus ka, et mis teil siin valesti läks. Multiple queries should also respect a minimum length rule. Et siin on ka, et ehk siis peate seda koodi ennast parandama ja peate ka teste natuke juurde kirjutama. Aga umbes seda siis ülesanne läheb. Ja nagu ma rääkisin, kui ma tegin siin JOT-Unitiga, siis mul viskab igasuguseid API kaardiane vigu. Need peaksid, nagu näha, siis need ülesannet ennast ei mõjuta, et punkte sain ja stiilipunkte sain ka. Nii, aga nüüd liiguks edasi selle dependency injection osa juurde. Mida siin nüüd peaks tegema? Siin nüüd tegeleme 3 asjaga. Pigem 4 asjaga, et jätkame testidega, sest nagu siin suurelt paksult mustalt juba kirjas on, et sellele ülesandele te peate ise ka testid kirjutama, mille siis codeline coverage on vähemalt 90%. Ma selle näitan ka ära, mis see codeline coverage on. Codeline coverage, kus mul PR-ülesanne on. Sisuliselt codeline coverage näitab ära seda, et kui palju, mis sinu koodist on ära kaetud testidega. Et kui ma siin teen parem klõpp selle testi faili peal, panen more run debug ja siin ütlen run search engine test with coverage, siis ta tekitas mulle siia raporti. Ütleb ära, et mis read koodis on ära kaetud. Ja kui me lähme siia klassi, siis nagu näete, siia kõrvale on tekkinud meil igasugused mingid rohelised read. Ja mida need read meile ütlevad on see, et kas see rida on ära kaetud või ei ole testidega. Et kas testid käivitasid neid ridu. Ja nüüd PR-ülesandes me seda nõuet ei pannud, aga X-ülesandes line coverage ehk see siin peaks vähemalt 90% olema. Selleks, et me saaksime selle asja läbi lugeda. Nii, see läks. Ja kui me nüüd selle dependency injection osa juurde tagasi tuleme, et jah, esimene osa sellest ülesandest on jah see, et me kirjutame teste edasi. Kui te üritate esitada hindamisel, aga kaitsmisel ülesannet, millele te ei ole teste kirjutanud, siis selle me lükkame automaatselt tagasi.
Siin all on veel kirjas ka, mis te peaksid testimisel tegema, et testid peaksid ära katma 90% koodist, soovituslikult looge palju üksusteste ning ka mõned integratsioonitestid. See läheb kokku siis selle testipüramiidi jutuga. Siis järgige sellised häid tavasid. Head tavad on meil siin Javadoc'is ka kirjas. Peamiselt, mida te peaksite järgima, on see testide nimetamine. Arrange act assert, siis ühe asja korraga testimine ja testide sõltumatus tuleneb juba iseenesest põhimõtteliselt ja maagilised arvud testis on lubatud. Nende pärast muretsema ei pea. Meil on testirile ka öeldud, et testifailides ta arvestaks nendega. Ja siin on igasuguseid muid asju ka veel. Ja siis nende testidel järgmine osa, kuna ma ütlesin, te peate ka integratsiooniteste kirjutama, siis seal tuleb kasuks selline võte nagu mokkimine ehk imiteerimine. Mida see mokkimine endast ette näeb, on see, et selle asemel, et me sisuliselt testi kirjutame imiteerivad objektid, et me ei peaks mingit päris objekti kasutama, näiteks a la andmebaasi ühenduses või mingi andmehoidlaga suhtlemine. Reeglini igasugused ühendused, mis on välise maailmaga seotud, a la mingi andmebaasid või lokaalsed failid või internetiühendused, HTTP requestid, et kõiki neid asju loetakse kalliteks tegudeks. Ja testid olemuselt, meil on teste ju väga palju. Et on kohti, kus meil võib näiteks ühe nagu klassi kohta mingi 100+ üksustesti olla. Ja nüüd, kui nendest 100 üksustestis mingi 50 tükki peaksid andmebaasiga suhtlema, siis see läheks väga kalliks ära. Selle asemel, mida me saame teha, me saame need kindlad asjad ära mokkida. Ja mida see mokkimine teeb, on siis ütleb seda, et nii, meil on see nagu võltsobjekt olemas. Ja kui seal võltsobjektil nüüd seda meetodit välja kutsuda, siis ta peaks tabastama seda objekti või tulemust. Ja seda saab igat viisi kasutada, et saab mingi üldise lahenduse teha, saab ka mingi kindla sisendi puhul midagi teha. Et saate siin Javadoc'is tutvuda nende asjadega. Mockito enda saate siit URL-ilt või siis järgige Silleri poolt tehtud juhendit, mis siin all on. Aga mis meil seda mokkimist üldsegi lubab, on selline võte nagu sõltuvuste süstimine, dependency injection. Et natukene probleemist lähemalt on see, et tavaliselt kui mingi klass, mida me siiamaani oleme teinud, et kui klass sõltub mingist teisest asjast, siis me oleme selle asja seal klassis, selle sõltuvuse seal klassis endast teinud. A et meil on siin mingi väli, book repository, word of new database book repository. See on sõltuvus siin ja see on, ma tahaks isegi liigitseda seda kui hard dependency. Aga mis probleem sellega tekib, on see, et esiteks on see, et meil on raske testida seda. Toome näiteks selle välise andmebaasi ühenduse, et iga edasi-tagasi suhtlus läheb kalliks maksma ajaliselt. Siis teiseks, kui me tahame seda näiteks siin andmebaasilt üle minna mingi veebipõhise API peale, siis me peaksime seda klassit füüsiliselt muutma. Ja meil on nii-öelda peidetud sõltuvus ka tekkinud, et väljas vaadates võib mitte selge olla, mis seal täpselt teostusdetailides toimub. Ja nüüd seda probleemi saame lahendada sõltuvuste süstimisega. Ja mida see sõltuvuste süstimis siis tähendab, on see, et teeme oma selle book repository liideseks siin klassis, ütleme, et jah, sul on selline väli nagu book repository olemas, aga kus sellele väärtus tuleb? Väärtus tuleb konstruktorist. Ehk mingi väline osapool annab selle lihtsalt meile siia sisse. Seda saab siin all näitega tutvuda, et näiteks production'is toodangus, kus meil on välisandmebaas kasutusel. Just ütleme book repository või new database book repository kuskil main klassis näiteks. Ja siis main klass annab selle book service'ile meile edasi. Ja testides, nagu näha, siis me mockime seda kõike.
et see on dependency injection ja siis kolmas asi, mis meil siin veel on kolmekeeline arhitektuur. Mida see siis tähendab, on see, et me anname igale klassile mingi kindla vastutusala. Et controller vastutab selle eest, et ta saab mingid päringud sisse, ta eraldab sealt mingid andmed välja ja siis ta delegeerib töö edasi service kihile, teenuskihile. Service siis otsustab, mida nende asjadega edasi teha ja vajadusel, kui kõik asjad klapivad ja on vaja andmebaasist näiteks midagi saada, siis läheb küsib andmebaasist, andmehoidlast vajalikke asju. Ja siis andmehoidla kiht, siin on meil interface'ina tehtud ja siin on väike konkreetne näide ka tehtud. Et sisuliselt iga kiht näeb endast ainult suhtleb endast järgnevaga. Controller suhtleb service'iga, service suhtleb repositoriga, repository suhtleb database'iga. Nüüd database annab repositorile tagasi, repository annab service'ile tagasi ja nüüd tuleb controllerile. Igal kihil on kindel vastutusala. Ja mida see võimaldab meile? See võimaldab meil paremini testida, kuna see võimaldab meile üksusteste palju paremini kirjutada, sest me saame nii service'it omaette testida, me saame controllerit omaette testida, me saame repositorit omaette testida. Ja siis mida meil veel on võimalik teha, on integratsiooniteste, kus me saame nüüd näiteks controlleri ja service'i omavahel kokku panna, et vaadata, kas nad päriselt ka omavahel saavad suhelda ja asju õigesti jagada. Ja siis siin selle repositori mokime ära. Siis selline kood on paremini hooldatav, sest kui igal kihil on üks selgelt määratletud vastutus, siis ärireeglite muudatused mõjutavad ainult mingid kindlad, see reeglina äriloogika läheb teenuse kihile. Ja siis kui ärireeglitesse mingi muudatus tuleb, siis me peame ainult seda service kihti muutma. Kui me API-d näiteks muudame, siis controllerid saavad ainult muudatusi ja siis andmebaasi muudatused mõjutavad ainult andmehoidlat. Ehk tulemusena koodibaas on meil lihtsamini mõistetav, lihtsamini muudetav ja vähendab igasuguste ootamatute vigade tekkimise riski. Ja siis see võimaldab meil veel seda ka, et me saame näiteks repositori ära asendada väga mugavalt. Et selle kõige kohta te saate siin lugeda väga põhjalikult. Aga jah, selle 10. ülesande eesmärk ongi kirjutada selle programmi valmis ja siis te kirjutate endale testid. Kirjutage ideaalis väga palju üksustest ja siis tehke ka näiteks controlleri ja service'i jaoks mingid integratsioonitestid ka. Kui te olete väga julged, te võite ka näiteks mõne end-to-end testi teha, aga seal on lihtsalt see, et siis te peate mingi kindla mitte andmebaasi, vaid lihtsalt mingi andmehoidla implementatsiooni ka kirjutama. See ei ole otseselt ülesande skoop, siis me testeris anname ise teile repositori ette. Aga kui te tahate, siis te võite vabalt ise ka juurde tekitada midagi. Aga siin ma ütleks, et on kõik tänaseks. Täna tuli natuke pikem video, ligikaudu 50 minutit. Oli palju mida rääkida, oli palju mida näidata, läksin natuke hoogu, aga pole hullu, saate natuke ise ka veel selle PR-ülesandega teha, et korda seda teha. Ja ütlen kohe ausalt, see kood, mida ma siin PR-ülesandes kirjutasin, on kaugeltki perfektne. Et näidislahendus, mis ma mingi pool aastat tagasi tegin, on palju puhtam, ilusam. Aga seda ma meelega ei teinud siia teile ümber, et täna selle ülesande eesmärk ei ole näidata perfektset lahendust. Selle ülesande eesmärk on lihtsalt näidata, mis asi see test-driven development on, kuidas teste teha, kuidas neid teste jooksutada. Ja seda refaktoreerimist te võite ise hiljem teha nii, kuidas hing lubab. Aga siin ma ütleks, et minu poolt kõik. Külastage praktikume, küsige Discordis küsimusi, kui midagi ei segaseks, julgelt andke märku. Kui Javadokis on midagi puudu, andke julgelt märku. Ja rohkem on midagi ei ole teada, et tänan vaatamast.